See on väga oluline, mida Kalev ütles, et missugune formaat see saab olema, kus Euroopa Liidu esindaja neid läbirääkimisi peab. Kas ainult Venemaaga või kollektiivselt koos ameeriklaste ja ukrainlastega Venemaaga. Et see on väga oluline, aga see ei saa enne selguda, kui Euroopa Liit on võtnud vastu selle otsuse, et tal on see esindaja. Ma ütleksin ikkagi siin ka seda, et üks probleem, mis on kerkinud, mille tõttu see üldse on päevakorda kerkinud, on see, et Euroopa Liidu tegelik välisesindaja Kaja Kallas on sattunud täielikku isolatsiooni. Temaga ei suhelda ei Washingtonis, temaga ei suhelda ei Moskvas, temaga ei suhelda, võeti lihtsalt delegatsiooni kaasa, kui Ursula von der Leyen sõitis Indiasse. Ta on täielikus isolatsioonis. Euroopa Liidul ei ole seda diplomaati, keda praegu saata ükskõik kuhu, ükskõik kellega, kes on otsustaja läbirääkimisi pidama. Ja see on probleem. Ja selle probleemi peab Euroopa Liit lahendama. Ikka tükk aega tagasi, aga siiski töötanud välisministeeriumis ei ole võimalik, et ei kooskõlastatud omavahel Lätiga ja Eesti ei kooskõlastanud, et kui minnakse pressikonverentsile, mis on meie sõnum. Meil pidid olema diplomaadid, kes sellega tegelesid. Nii meie välisministeeriumis kui Läti välisministeeriumis. No see, et niimoodi presidendile peale lennati, täiesti ebatsensuurselt peaaegu. No see on ausalt öeldes sisepoliitiline show presidendi diskrediteerimiseks ja see on inetu. Ja see tekitabki selle dissonantsi meie ühises välispoliitikas. Ja lõpetuseks ütlen ka seda, et väide, et Venemaa peab jääma isolatsiooni, ei kanna ju absoluutselt. Venemaa ei ole ju isolatsioonis. Ameeriklased räägivad, britid räägivad, tegelikult ju räägivad. Putin oli just Indias, Putin oli just Hiinas. Kus see isolatsioon on? Euroopa peab olema laua taga ja kui ta ei ole nõus mingisugustel efemeersetel põhjustel, et Venemaa peab jääma isolatsiooni, siis Euroopa jääb sellest mängust kõrvale. Ja nii lihtsalt on. Aga see ei tähenda Ukraina reetmist, kullamehed. See ei tähenda Ukraina reetmist. No ega ta ainult Eesti jaoks ei tähenda. See tähendab ikkagi rahvusvaheliselt tervikuna. Aga nii anarhiline kui see ka ei tundu, aga rahvusvaheliste suhete realismiteooria ütleb, et rahvusvahelised suhted ongi anarhilised. Nii et anarhiast sünnib alati kord. Ja ega siis rahvusvahelised suhted ei saa jääda ilma mingite alus- ja põhidokumentideta ega ka mingite konkreetsete liitude ja konkreetsete organisatsioonideta. Me näeme lihtsalt praegu seda, kuidas see vana kord, mis oli paika pandud teise maailmasõja järel ja mis ei pea enam absoluutselt, millel ei ole reaalset katet enam sel määral, nagu see oli kuskil 1945 või isegi 1990. See on paratamatus muutumises. Ja Trump on tegelikult saavutanud ju väga palju. Ta on nii mõnedki Gordioni sõlmed lahti raiunud. Venezuela, Kuuba on järjekorras. Praegu on väga pingeline olukord Iraani ümber, aga ma arvan, et ta lahendab ka selle Iraani küsimuse. Mullade režiim kukub seal. Et ta läheb väga süstemaatiliselt edasi ja minu signaalid ja ma värskelt sain täna neid veel lisaks Washingtonist, kus Martin Helme, minu abikaasa, on mitmetel erinevatel üritustel seal. Meile kinnitatakse seal üsna kõrgel tasemel. Teil ei ole põhjust muretseda. Keegi ei kavatse teid Venemaale kinkida ega Venemaale maha müüa. Vastupidi, te olete meile väga oluline piiririik. Nii et ma arvan, et Trump teeb seda, mis oli paratamatu. Lõhub ära selle vana korra. Ja kas Trump nüüd üles ehitab? Ma arvan, et see ülesehitusprotsess saab olema pikem, aga selle asemele kerkib mingi uus tasakaalumehhanism ja ma usun, et me selles tasakaalumehhanismis leiame oma koha.